Nüüd trendijutt on alati hästi lihtne rääkida sellest, nagu ma ütlesin, et tõmmata joonlaua prognoose ja öeldagi, et kõik nagu tingimata hästi läheb ja olla hästi optimistlik. Teine väide on olla alati hästi pessimistlik ja öelda, et alati on kuskil arengumuresid. Et natuke seda pilti tasakaalustades, et loomulikult areng kunagi ei lähe päris nii tulevikku vaatavalt, nagu alati prognoosid seda näitavad. Ja kui vaatame ka Aasia tulevikku, siis on kahtlemata väga palju selliseid ohutegurid, mida tuleb silmas pidada, et mis võivad seda kogu seda kiiret kasvulootust natuke takistada või pidurdama hakata. Näiteks, et on kliimamuutused võivad väga suurt mõju tuua kaasa selle, et kui palju üldse on tegelikult majandustel võimalik kasvada või kui palju nad peavad panustama sellesse kliimamuutusi ennetada ja ütleme, on nende vastu võidelda. Jällegi, Jiangsu provintsist kinni hakates ka, et kogu provints, eriti suurenenud on ranniku lähedal. Vesi tõuseb, temperatuurid tõusevad näiteks, kui see nii juhtub, nagu on väga selgelt, kui sealsed ärikeskkonnad inimesed saavad mõnevõrra kahjustada. Ehk et jällegi, see pidurdab kasvu. Nüüd teiselt poolt võttes, jällegi on ammu teada, et korruptsioon ja mingis mõttes ka võib-olla selline ebapädev või ebaefektiivne riigijuhtimine on liigagi pahatihti levinud Aasia riikides. Infrastruktuur tingimata ei vea välja, et kogu seda kasvu toetada vähemalt praegusel kujul. Et ühesõnaga, neid murekohti, mis võivad teistpidi kõige seda suurt trendi, mida joonlauga saab tõmmata ja takistama hakata, on üsna mitmeid. Ja selles mõttes, et kindlasti see on asi, mida alati natuke selline kriitika noolena või terana arvesse võtta. Aga Aasia Arengupank tegi sellise tulevikustsenaariumi, et võttis kõik need mustad juhtude peal halvadasid arvesse ja tegi nagu musta stsenaariumi. Ja isegi siis leidsid nemad seda, et Aasia osakaal maailma majanduses võiks vähemalt kolmandikuni kasvada, praegu on see 25 peal. Positiivne stsenaariumi, kui me räägime sellest, et Aasia osakaal oleks pool maailma majandusest. Ehk et isegi kui kõik halb korraga juhtumas on, me räägime sellest, et tugevad nihe on toimumas ja küsimus ongi, et vastavalt arengutest, kui suur see nihe on, kui kiiresti ta juhtub, kui pöördumatult see juhtub, on iseasi. Aga nihe kui selline on toimumas. Ja nagu ma ütlesin, minu töö on rääkida Aasiast laiemalt, aga üldistavat juttu on selles mõttes tegelikult väga raske rääkida, et seal Aasias on riike väga erinevaid ja pilt väga kirju. Ja natuke üldeks seda detailsemaks võib-olla viia ja rääkida, mis võimalusi kuskilt otsida tasub ja hakkaks seda sellest pihta, et vaataks võib-olla mõningaid prognoose ja ka tegelikult minevikunumbreid, et kuidas üldse on elanike sissetulekud, on selle võrra nende tarbimine ja teistpidi turud kasvanud kuskil. Ja selgelt on erinevad Aasia riigid siis erinevas arengujärgus ja ka erinevate kasvulootustega. Et saame rääkida sellest, et ma ütlen edasi küll, et mingis mõttes võiks sellist nagu minu enda meelevaadsest jaotusest neljaks grupeerida. Ja kui me mõtleme ettevõttena oma ärivõimustele peale, aga siis sõltuvalt oma ettevõttest, oma ettevõtte tugevusest ja ambitsioonidest, ka sealt vastavalt hakata neid sihttuuriga otsima. Et ühed selgelt on need arenenud turud Aasiast. Riigid, majandused, kes on maailmamajandused mingis mõttes eesliinile juba ammu jõudnud. Loomulikult Jaapan endiselt vaatamata praegustele majandusmuredele, Lõuna-Korea, siin Hallamaa liigid on ka Hongkongi ja Taiwani, keda võib-olla alati eriti poliitiliselt korrektsest võttes ei saa riigiks pidada, aga siiski, et majandusruumi nad eraldi toimivad. Singapur loomulikult. Ühesõnaga, need on turud, kus ostujõud on kõige kõrgem, aga teistpidi ka konkurents jällegi küllas on kõige tihedam. Ja nad ise on väga tugevate enda ettevõtetega. Ehk kui sealt võimalusi otsida, siis me saaksime rääkida ennekka sellest, et seal on väga spetsiifiliselt sihitud niši võimalused ja sageli üsnagi keerukas äris. Sageli, kui sul isegi valdavalt Eesti jaoks võib-olla näiteks tehnoloogiaäris või siis teatud teenusemudelitega. Nüüd sinna kõrvale, maailmas selline ärikirjanduse ja ka populaarajakirjanduse tähelepanu läheb Hiinale ja Indiale valdavalt, ehk siis nendele kõige kiiremini, kõige suurematele kiiret kasvatele turgudele, keda võiks mõnes mõttes eraldi potti panna oma koos. Nüüd võimalused seal, mina pakuks, on sellised, et nad ei ole kuidagi piiritletud, et võttes arvesse, et nad on väga-väga kirjud ja suured riigid mõlemad, ehk et kui sealt võimalus otsida, siis täpselt peabki minema, mitte rääkima riigist, riigiturule minekust, vaid konkreetsemalt. Üksiklinnadesse, suurtesse linnadesse, provintsiadesse, maakondadesse, ehk et teistpidi seda võimalust tuleb leida tasand allpoolt. Aga nüüd tulebki see aga mängu, et selle võrra aga need võimalused seda kirjumat ja rohkemat. Ehk et näitena Hiinast ja Indiast siis on seal piirkondi, mis on võib-olla mõnes mõttes kas tehnoloogiliselt sama tasemel kui Lõuna-Korea või Singapur kohati. Aga selle kõrval on piirkondi, mis on sama maha jäänud kas või kui Bangladesh. Ehk et vastavalt enda ettevõttele, oma toote teenusele, oma võimekusele on võimalik oma iva leidma
leida proovida. Nüüd järgmine grupp riike oleks, mida mina kutsuks järgmisel ainult ärkavad turud ja Aasiast. Ehk et kes ei ole täna veel jõudnud nii kaugele kui Hiina ja India oma kasvu poolest, aga kes täpselt on kohe-kohe samma järgi võib-olla jõudmas või siis ootamas oma järjekorda. Et sinna mahuvad näiteks Malaisia, kes mõnede piirkondadega isegi võib-olla on ka jällegi väga arenenud nagu Singapurgi kõrvalriigina, aga samuti eriti Vietnam, Indoneesia, Filipiinid, Tai. Et ühesõnaga, need on riigid, kus tegelikult täna on see plahvatuslik kasv alles mõneti pihta hakkamas ja selleks hoogogumine käib. Miks need on põnevad riigid? On see, et tegelikult on väga laialdaselt võimalusi sinna minna ja oma ideid hakata pakkuma ja proovima, mis töötab, mis ei tööta. Ja seejuures oleks see seal väga-väga avatud kõigile täpselt uutele lahendustele. Ehk et kui nutikalt üritada oma senist kas näiteks Eesti kogemust, meie ärimudel on paljuski see, et me oleme õppinud lääne pealt, üritanud seda enda turul rakendada. Nüüd äkki seda järgmises riigis või riikide seltskonnas uuesti proovida, ehk et enda kogemust ja selle võrra lääne kogemust seal proovida, juurutada, edasi arendada ja sellest endale äri tekitada. Ehk et, ja sellest täpselt võimalusi ei ole mitte ainult nišides, vaid kust iganes sa vaadata oskad. Viimasena, 4. grupp on tegelikult kõik need, kes üle jäävad ja on paljuski kõige need vähem arenenud turud, kus ka ostujõud on kõige madalam ja ka kasvuprognoose ei julgeta või ei ole võimalik nii optimistlikult teha. Ma isegi hakkan neid välja tooma, aga põhimõtteliselt ongi, et ka nende seas loomulikult on väga kirju seltskond omakorda koos ja keeruline üldistada. Aga kui öelda, siis võiks öelda niipidi, et sageli sealsete turgude võimalus on pigem müüa riigile või müüa rahvusvahelise abiorganisatsioonile. Mis aga teistpidi tähendab seda, et me räägime niši võimalustest ja väga jällegi sõltuvat ärist, aga pigem me räägime sellest, et on võimalik väikeste partiidega turul sisse saada, aga esimese hooga pigem, et võib-olla tasuks vaadata mõnda teise grupi riiki enne ja siis neid proovida, siis ka seal riikides need riskid tegutsemiseks on kõige suuremad, ka selleks, et ärikeskkond on kõige ebastabiilsem teistega võrreldes vaadest. Nüüd natuke edasi hüpates, et nagu ma ütlesin ka, et arengufondis me sel aastal Aasia teemaga tegeleme väga paljuski läbi India prisma, kohe ma räägin ka miks, siis India sattus meie ette sedapidi, et kui me otsustasime, et Aasiaga tegelikult teema vääriks rohkem tähelepanu, ka riigijuhtidega läbirääkimist ja mõttevahetuse kerimist, siis väga lihtne oli vaadatagi seda, et Hiinaga, ehk siis kõige peamisema Aasia esiletõusega päris palju tegeletakse, et kas või jällegi head kolleegid tegelevad Pensi projektiga, eks, ja sellised algatusi on väga palju veel. Kas ettevõtted on proovinud rohkem Hiinasse minna, aga India on just nimelt see järgmine tõusev riik ja Indiaga seda tähelepanu pole samavõrra jagunud. Ehk et arengufondina, kus me tahamegi täpselt nende pikema hinnaga tuleviku teemasid aruteluks tuua ja läbi hekseldada, et India oligi meie loomulik valik võtta, kus siis Aasiale tähelepanu hakata pöörama. Ja teine pool oli see, et meie jaoks tegelikult see India peal mõtlemine natuke nagu üldse, me üritame luua näidet, et kui Eesti riik ja ka ettevõtjad tahavad uut turgu, näiteks Aasiast siis avada enda jaoks, et kuidas üldse see mõttetöö ja see enda võimaluste leidmine käia võiks. Ja sinna juurde veel öeldes kolmandat poolt, et meil oli ka selline tänuväärne võimalus, et oma indilased leida selle projekti jaoks, et teistpidi, et India riigil, täpsemalt kui siis India suursaadiku kaudu, oli väga konkreetne huvi, et selle pisikese Eestiga majandussuhteid edendada ja jällegi koos nuputada, et kuidas võiks investeeringud, kaubavahetus, inimesed kahe riigi vahel rohkem liikuda. Ja mis me teeme Indiaga täpsemalt, ainult natuke tausta vahele, et meie siht tegelikult ongi tuvastada välja pakkuda need ärivõimalusi, mis erinevatel ettevõtetel olla võiks, siis India ettevõtetel Eestis ja ka vastupidi, samuti ülikoole lähendada ja ühesõnaga avadagi need võimalusi India turul siis ühelt poolt teadmise, ideede pakkumisega, aga teistpidi ka väga palju me tegelemegi sellega, et need ideede järel tuua erinevad osapooli kokku. Näiteks Eesti ettevõttele paljalt otsida partnerid Indiast või teistpidi ülikoolidele otsida partnerülikooli Indiast. Et just nimelt headest ideedest, kui algatused hakkaksid edasi minema. Ehk et arengufond just nimelt aitaks neid käima tõmmata. Ja kuidas me seda teeme, et me ei räägi seda skiimgrafikuna lahti, aga nagu ma ütlesin, me üritame mingis mõttes tekitada seda näidet, kuidas India näitab, kuidas võiks üldse ühe riigi suhtes Eesti oma tuleviku võimalusi läbi kaaluda. Ja meie juba on see, et analüüsides seda, mis majanduses toimunud on ja toimumaas on, ehk et täpselt need projektsioone, trende, signaale tuleviku võimaluste kohta, tegelikult nende vastus hakatagi tihedalt panna see, et mis on meie Eesti ettevõtete ja meie Eesti asutuste seis. Ehk et näiteks teame, et on linnastumine Indias suure hooga toimumas ja inimesed linnatusele rohkem kolimas. Kas ja millistel Eesti ettevõtetel oleks sellest võimalik võita? Teenused pakkuda, tooteid sinna sellega seoses müüa või mitte. Ehk et just nimelt
tekitame analüüsi trendidest, paneme kõrvale seda pilti, et kas või mis Eestidest kasu võiks saada. Natuke veel kontekstis Indiast rääkides, et ütlesin juba enne ka, et India ja Hiina mõlemad on suured ja võib-olla natuke pelutavad sellega, et meie väikses Eestis, kuidas me Indiasse ikka jõuame. Üks väike huvitav numbrik siia juurde, et India võib olla 900 korda suurem rahvaarvu poolest täna, kui Eesti on. Aga kui paneme näiteks rannajoone kõrvuti, siis on India 2 korda suurem. Ehk et miks ma sellise natuke markantse näite toon, on see, et kõik sõltubki mõõtkavast. Ja teine asi on see, et kui täpselt sihitada ja täpselt enda mõõtkavasse sobivat võimalust otsida, siis seda annab leida. Mida suurem riik, seda rohkem tegelikult on selleks ju variante. Nüüd India selle sees ja seda enam on valitud, et India on hästi kirju regionaalselt, palju erinevaid osariike, erineva arengutasemega, erinevad kultuuritaustadega osariigid, räägitakse erinevaid keeli, et sest ühtset riigikeelt ametlikul on olemas ja tegelikult ütleme, kogu riigis ühtegi peaaegu ei räägita. Kõige levinum ongi inglise keel muuses, mis teeb ka India võib-olla paljude ettevõtjaks atraktiivseks sellepärast, et jällegi Hiinasse minnes on raskem hakkama saada inglise keelega, Indias suhteliselt siiski. Nüüd Indiast veel, et kui Hiina on siiamaani paljuski põhitähelepanu saanud, siis India ise täna väga ambitsioonikalt üritab järgmist kümnendit enda omaks muuta. Ja ametlikult on välja kirjutatud selline loosung, et see aastakümme, mis käimas on, võiks olla India innovatsioonidekaad, ehk siis see dekaad, kus väga tugevalt üritatakse enda teadus- arendustegevust arendada, enda ettevõtteid arendada, nendega maailmas positsioone hõivata äri väärtusahelates. Ja selles mõttes on huvitav aeg käes, et ka see mitte lihtsalt ei ole selline riiklik siht ja ambitsioon, vaid täna väga selgelt näiteks välisettevõtted on seda ambitsiooni ära ostnud. Et siin oli üks hiljutine uuring Ernst & Youngi poolt siis India välisinvestoritest, kes Indias tegutsevad. Ja küsite, et mida kuidas teie näete, kuhu India liikumas on järgmise 10 aastaga. Ja enamik väga suur osa neist nõustuski sellega, et jah, Indiast võiks saada maailma üks innovatsiooniliidreid, võiks saada